teismelise aastat sa veetsid Lasnamäel, eks ju? Ja ma kolisin sinna, see oli mingi 90ndate lõpp, ma olin 12 Haapsalu linnast. Ja ma arvan, nagu see kasvamise periood oli just nagu seal. No mis tunne oli väiksest Haapsalust kolida Eesti suurimasse linnajakku? No, ütleme niimoodi, ma tulin postkaardi linnast ja ma tulin otse, lihtsalt teleporteerisin Lasnamäe lõppu täiesti sinna, kus oli nagu, praegu on seal viisakam, on seal mingid manteed ja asjata, siis oli nagu lihtsalt linn lõppes seal ja oli tühermaa. Ja siis oli nagu suur heroinibuum, et seda fentanyli veel ei olnud, see oli nagu veits varem. Ja see oli lihtsalt igal pool, Haapsalus ma ei ole näinud, Haapsalus ei olnud ühtegi süstlavad narkomani. Ja siis ma nagu minu 12 aastased silmad punnis lihtsalt vaatasid terve seda vaatepilti. Nägid elus esimest korda süstleid? Ja. Aga no see oli nagu sõna otseses mõttes, et see oli igas trepikojas vaata seda nagu, seda oli näha niimoodi, mitte et sa näed lihtsalt laksu all neid, sa näed neid süstlemas. No kas Lasnamäel tol ajal, millegi pärast ma ise seostan Lasnamäed tootult räpp-muusikaga, aga kas see muusika oli ka niimoodi, et Lasnamäel kuulete ainult räppi? No vaata siis, kui ma kolisin sinna, siis ma nagu räppist eriti ei, tegelikult me juba nagu mingid asjad meil olnud. Minu väga hea sõber Rooma kuskil on saanud nagu tal oli see, ta oli meil esimene seltskonnas, kellel oli internet. Tuli internet, see oli nagu veel selline, et kui sa internetis oled, siis ei saa sulle helistada, vaata, telefon on kinni. Ja telefoni ühendusega. ja siis ta sai esimesed mingid Beastie Boysid ja mingid asjad. Et sealt ma vist olen juba räppi kuulnud. Aga Lasnamäel muidu teised kuulasid ka räppi? See oli, vaata, kuna ma ütlesin, vaata, et see oli nagu see heroini buum, vaata, hästi populaarne oli rock-muusika, kõik need rock-ikoonid olid ju ka sõltlased, vaata, et kõik kuidagi nagu selles oli mingi oma romantika, vaata. Mina olin lihtsalt väike veel, vaata, ma lihtsalt ei saanud aru, et sa ei olnud veel selle Jim Morrisoni uskunud? ei, ma veel ei saanud isegi kuulata seda veel. Kusjuures sa oled teinud ka, ma ei tea, kas praegu ka teed Raadio 2 saadet? Ei ole, rohkem ei tee. See sinu sõber Rooma, see oli vist minu naaber lühikest aega, kui ma elasin Pelgulinnas ühes majas, ma enam seal ei ela. Aga ma nägin teda paar korda trepikojas või kuskil, siis ma mõtlesin, et jube tuttav nägu, et ma olen mingisugust peoplakatit kuskilt näinud, on ju. Et ilmselt oli siis tema. Ilmselt oli. Et tervitame siis Roomat siin kohal. Tervitame Roomat. Kui, ütleme, võtame sealt Lasnamäe elust, et kuidas sul see muusikaline nagu maitse ja see aja jooksul muutus? Et ütleme, kui sa läksid, sa olid rohkem rock-muusika usku, siis tuli Rooma oma internetiga, tuli Beastie Boys, et kuidas ta sealt nagu edasi läks? Et siis, ma läksin kooli õppima sinna Mahtra tänavale ja minu kooli klassivend, kellega me mingi hetk hiljem me tegime Korralane bändiga kesti, siis hakkasid rohkem tulema juurde inimesi sinna. Et tal oli vend, kes mängis kossu ja kuskilt ta nagu seal kossu trennis liikusid mingid kassetid, originaalkassetid, mis meil ei olnud siin, nagu ei saanud osta, ma ei tea, kus nad on välismaalt tulnud. Ilmselt inimesed on kuskil USAs käinud. Ja sealt me saime nagu ümber lindistada vaata endale kassetide peale ja siis saime nagu esimesed mingid Cypress Hillid ja Fugeesid ja Eesti esu.